Laste seas on purjetamine menukas. Kai äärde minekul tekkis kohe vaidlus, kes esimesena purjetama pääsevad. Merelgi oli laste meeleolu ülev. Kui ma olin seal purjetamises, siis tundus, et ma olen näiteks päris laeva peal ja see natuke välja nägi nagu Titanicul olemiseks, kuid see oli tegelikult hea. Miks teile purjetamine meeldib? No, sest siis saab täiskasvanuna ise purjetada. See on lõbus ja sa saad ise õppida asju tegema. No, sest see on äge ja saab mere peal ujuda paadi peal. Taoline algatus õpetada purjetamist juba koolis kehalise kasvatuse tunni raames aitab Eesti taas mereriigiks. Nõukogude okupatsiooni ajal pääsesid merele vaid üksikud ja mereteadmisi enam noorematele ei jagatud. Me räägime, et me oleme mereriik, vahepeal me olime mereäärne riik ja tänu sellele, et kerkib uusi sadamaid ja uus infrastruktuuri tõepoolest see areng on nüüd iga aastaga järjest hoogsamalt käima. Lapsed on väga head õppijad ja kui ma täna hommiku vaatasin, millise kiirusega nad bussist välja tuiskasid siia laevade poole, siis võib-olla jah, et hetkeliselt see distsipliinist jääb puudu. Aga samas, eks see meie asi ongi neid õpetada, et merel on teatavad reeglid, mere ääres on teatavad reeglid ja vahest on vesi külm ja kuidas ennast päästa ei tule ka kahjuks teada. Siin saavad 2. ja 3. klassi õppelased purjetamist ja neid on kokku 152 õppelast, kes sel kevadel saavad purjetamisele minna. Lisaks teoreetilistele teadmistele ja praktilisele sõidukogemusele räägitakse lastele ka ohutusest merel.